Eesti pankrannik on maailmas täiesti harukordne. Viimane aeg oleks see maailmapärandi nimistusse võtta. Ja, seda ma teie taotlusest juba lugesin. Ja küll on tore, et UNESCO ekspert leidis aega ka lõpuks Põhja-Eesti klinti vaatama tulla. Ei, mulle meeldib see ka, aga midagi sellist oleme juba näinud. Niagara astang näiteks. Oi ei, Põhja-Eesti klint on palju vanem. Esimesed astangud tekkisid 10 miljonit aastat tagasi. Suurem murrutus 10 000 aastat tagasi. Hästi. Ma püüan teie taotlust siis seal UNESCOs toetada. Ja nii palju, kui ma aru olen saanud, ega selle klindi aastakul erilisi vaenlasi ei ole. Üks siiski on. Merelained nimelt. Mina su lõin ja mina suga hävitan. Nii võiks öelda meri klindile. Pankrannik äratab aukartust. Nagu ehe Eesti looduse monument. Osmussaare ja Narva vahele jääv Põhja-Eesti klint moodustab neljandiku Balti klindist. 1200 kilomeetri pikkusest Rootsi Öölandi saare lähistelt Venemaa Laadoga järveni ulatuvast järsakrannikust. Astangu iseärasuste järgi jaguneb Balti klint 4. Öölandi, Läänemere, Põhja-Eesti ja Ingeri klint. Balti klindi astangud kujundas vesi. Nii voolav kui ka lainetav. Põhja-Eestis paljandub suurem osa Balti klindi astangust ehk 170 kilomeetrist 135. Kui me läheme mere äärde, siis me näeme, et kuidas mere murrutab ja kuidas astangut kujutab. Aga kuidas see vana esmane astang kujunes, no see on nagu selle üle võime me lõpmatuseni jääda vaidema, sellepärast et need materjalid, mis olid 10 miljonit või 20 miljonit aastat tagasi, on juba jäädavalt kadunud. Ja kui näitab see osa, mis on maa peal ja merepõhjas näha, see klindi osa, see näitab nagu ümberlükkamatult, et tegemist on meremurrutusega. Klindiastangud on Eestis nii võimsad, et inimene pole neile suutnud erilist kahju teha, kui mõned augud kraavid välja arvata. Pankranniku suudab varisema panna vaid meri, kui ta astangule lähedale pääseb.